Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Tere taas, on teisipäev, kell on 8 minutit 1 läbi ning sel ajal on Kuku Raadio eetris loomulikult Krimiraadio. Sel hooajal viimast korda. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt, endine tipppolitseinik, poliitik ja kirjamees, kes tänasel päeval jagab oma kogemusi eraäris. Tänase saate teises pooles tuleb meile stuudiosse Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse grupijuht Valmar Viitak. Teemaks on netipedofiilid, kes ilma häbi ja süütundeta aina kasvava intensiivsusega internetiavarustes meie lapsi paraku varitsevad. Aga kõigepealt võtame ette teise teema või õigemini öeldes teise isiku. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talitusel on uus juht, Vadim Kuperstein. Mees, kes on aastaid jahtinud mõrvareid ja muid roimareid, käis vahepeal Põhja prefektuuri julgestusbüroos, kuid alates eilsest on isikuvastaste kuritegude talituses tagasi. Vadim Kuperstein, tere tulemast Krimiraadiosse ja palju õnne uue ametikoha puhul. Tere päevast, aitäh! Vadim, te vaevalt jõudsite ametisse asuda, aga juba olete tega uudistes. Nimelt öösel vastu pühapäeva prooviti süüdata Nõmme baptistikoguduse hoonet. Nüüdseks on politsei, ma saan aru, tuvastanud siis ikkagi ära tol hetkel maja ümber liikunud 3 meest, kellest 2 politsei pidas ka kahtlustatavana kinni, 3. mees kuulati kahtlustatavana üle. Saate te öelda, mida need mehed seal ikkagi siis plaanisid, ma ei tea, kelle ülesandel tegutsesid või mis seal praegu teada on üldse? No, kuna see sündmus on nii värske, siis tegelikult motiividest ja põhjustest on natuke vara veel rääkida, aga praegusel hetkel nad on oma esmaseid ütlusi andnud ja menetluse käigus proovime nii palju kui võimalik välja selgitada, mis selle teo motiiviks ja põhjuseks oli. Nii palju on teada, et kahju jõudsid nad tekitada oma teoga circa 10 000 euro piires. No hetkel see on esialgne kahjusumma, et mis võib samamoodi menetluse käigus muutuda. Aga võtame laiemalt ette teie isiku. Aastaid töötasite mõrvarühmas. Lahendasite Eesti kõige rängemaid veretöid. Viimased aastad veetsite julgestusbüroos. Tundub, et vajasite senisele tööle pisut vaheldust. Oli see nii või miks te üleüldse mõrvarühmast ja raskete kuritegude talitusest ära läksite vahepeal? No, eks mingi hetk võib-olla tõesti tekkis tunne, et tahaks midagi uut proovida kuskil täiesti teises valdkonnas ja selline pakkumine mulle tuli, selle ma võtsin vastu tol ajal, aastaid see ei olnud, see oli tegelikult septembris 2025. Et alla aasta sain olla julgestusbüroos. Aga ikkagi, see valdkond on väga huvitav. See on, ma isegi ei kujuta need ette, kui huvitav ja kui lai see valdkond on. Te teete tööd. Isikukaitse, julgestus, isikukaitse, kõik see. Aga mingi hetk ma ikkagi hakkasin tundma, et kriminaalpolitsei töö on ikkagi see, mis mind päriselt millega ma tahan ikkagi jätkuvalt tegeleda. Ja... Andres, sina oled ju ka sarnasel ametikohal töötanud. Kuivõrd sa tead, et iga politseinik, kes töötab raskete kuritegudega, vajab mingisugust ärakäimist, mingisuguses teises valdkonnas töötamist? Sa mõtled poliitikat näiteks? No, võib-olla isegi politseisüsteemis sees. Poliitikuks ei ole vaja ilmtingimata hakata. Ma tegin rohkem nalja praegu vastu suve. Ja, mina töötasin Eesti Vabariigi Keskkriminaalpolitsei mõrvarühmas, alustasin tööd 33 aastat tagasi ja selle koha pealt liikusin 30 aastat ehk 96. aastal ära siis vahelduseks organiseeritud kuritegus peale, kus tegelikult enamus tööd oli ikka seotud isikuvastaste ja pommiplahvatuste kõige muudega. Aga ma arvan, et tol ajal meil ei olnud eriti sellist valikuvõimalust, sest see tamp oli nii suur
jälgu tuletab alati meelde, et 94, eks oli meil üle 400 tapmisaastas, eks ju, peale ei tea, kui palju teadmata kadunud, ehk seda võimalust sul eriti pakutud. Ehk sul oli see võimalus, kui näiteks toimus politseis jälle järgnenud reform, hommikul küsisid valvelauas, kes on täna peadirektor ja öeldi, et on uus peadirektor, siis said teada, kes on uus Krimka juht ja siis said teada, et sa oled nüüd mingis teisel ametikohal, sest kõik see muutus üle öö. Aga mingil hetkel see muutus rahulikuks ja ma tahan öelda, et minu meelest sellised rotatsioonid politseis sees on jumalast erendatud, kui inimene on kogu aeg täpselt klapid silmas, töötab ühes suunas, siis ta võib hakata vigu tegema, kui ta võib olla väga kõrge professionaal, aga vead tulevad sellest, et ta jätab märkimata mõningad üksikasjad. Aga kuidas sellega ikkagi on, et ükskord Krimkamees, elu lõpuni Krimkamees? Jaa, see on 100%, ega ütleme niimoodi, et mul paljud lähedased tuttavad ütlevad ju siiamaani, et sa oled ammu politseist ära, aga tänaval lood ikka iga inimese kohta, kes vastu tuleb teatud sellise, ütleme, taustavõringud ja tema peas ära. Vadim, olete nõus, et ükskord Krimkamees, elu lõpuni Krimkamees, et oma näite puhul saate seda kinnitada? No ma arvan jah, et vähemalt kui ma enda kohta räägin, siis nii see on. Vadim Kuperstein, teil on ilmselt ikkagi juba ülevaade olemas, et millises seisus on täna teie talituse uurijate read, milline see tase seal on? Ega selles mõttes see tase ei ole muutunud selles hetkes, kui ma olen üksusest lahkunud, et see tase on väga-väga kõrge, et suurepärane üksus, kõik väga hästi teavad, mida tegema peavad. Ja. Juhina on teil nüüd ülesanne teha kõik selleks, et nooremad uurijad ei põleks läbi ja vanemad ei läheks suurema palga järele kuhugi erabusinessisse. Kuidas seda saavutada, kuidas sellega tegeleda, et nii oleks? See on hea küsimus, aga eks ma arvan, kõige olulisem on aru saada, mis on inimeste vajadused, mis mured neil on, mis probleemid neil on ja kui need probleeme ja muresid adresseerida, nendega tegeleda. Et ma arvan, see on esimene samm, millega peaks alustama. Andres, ja ma lihtsalt tahan täiendada ja eks Vadim teab seda ise ka väga hästi, et kui sul on alluvad, eriti kriminaalpolitsei liinis, siis väga ruttu saad aru, milleks üks inimene võimeline on. Üks teeb ideaalset tööd, eks ju, arvuti taga, teeb sellist analüütikat, mida sul on vaja sellele inimesele, kes näiteks läheb värbama kedagi. Ja iga inimesed on erinevad ja ei maksa suruda ühte, ütleme, profiili teist asja peale, siis inimene lähebki ära. Inimesel tuleb anda see parim töö kätte, mis talle kõige paremini sobib. Julgestusbüroo, kus te Vadim vahepeal töötasite, tegeleb muuhulgas ka ohuhinnangute ja ohtude juhtimisega. Ma ei tea, kas ennetavaid selliseid ohujuhtimise meetodeid saab kuidagi rakendada ka näiteks isikuvastaste kuritegude puhul. No ma ei tea, et jõuda potentsiaalse ründajana enne, kui toimub reaalne, ma ei tea, kallaletung või mõrv või tuuakanalite pealt jookseb üks tore sari mõrvaennetajad, nii kaugele vist ikkagi päriselt asja ei lähe, aga... No tegelikult ma arvan, et see on täiesti võimalik, et kui me vaatame seda meie praegust nagu olukorda, mõned aastad tagasi tapmised olid, vähemalt mingi osa nendest oli toime pannud mingi joomingu käigus, alkohol oli põhjuseks, sest praegu me tegelikult järjest rohkem näeme, kui palju see vaimne tervis tuleb pilti. Aga mitte kõik juhtumid, aga paljud juhtumid on sellised, kui see eskalatsioon ei toimu 1 sekundiga, vaid tegelikult on juba eelnevalt ka märgid olemas, mis näitavad, et inimese käitumine muutub, ta eskaleerub ja kui me õigel ajal märkame, õigel ajal tegutseme ja mitte ainult politsei, naabrid, sugulased, pere, sõbrad, et kui me märkame, sekkume, siis tegelikult on väga suur võimalus, et meil õnnestub ennetada. Nüüd aastas on Eestis circa 20 tapmist või mõrva juhtumit. 20 või pisut peale. See on nii olnud päris mitu aastat järjest. Kas siin on midagi teha? Nüüd enamasti need juhtumid ongi. Inimesed saavad kokku, joovad, üks lööb teist noaga või peksab lihtsalt surnuks. Kas seal on midagi teha peale selle, et rääkida, manitseda, poisid ärge jooge, ärge pekske, ärge tapke, või on siin ikkagi ka mingisugune profilaktiline tegevus võimalik? Kindlasti on see ka võimalik ja seda me ka mingil määral üritame teha, et kui me ikkagi näeme, et on seltskond,
kellega politsei igapäevaselt tegeleb ja jällegi alkohol on seal probleemiks ja me näeme, et see seltskond et vägivald ka nagu vahepeal seal leiab aset, et inimesed kas kaklevad või ähvardavad kedagi, siis tegelikult see on ka üks indikatsioonidest, et seal võib üks päev nagu see kõik kehvasti lõppeda ja üritame sekkuda sinna. Läheme siit väikesele reklaamipausile, mõne hetke pärast oleme stuudios tagasi ja siis jätkame vestlust. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti ekspert Andres Anvelt. Meie külaliseks on täna Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse uus juht Vadim Kuperstein. Enne pausi rääkisime pisut ka vaimsest tervisest ja selle mõjust kuritegevusele, aga sellega me ka nüüd jätkame. Vadim, teie eelkäija, pikaajaline talituse juht Isko Vares viitas korduvalt sellele, et paljud rasked isikuvastased kuriteod, näiteks ootamatud noarünnakud pereliikmete vastu ja nii edasi, on tegelikult sügavam sotsiaalne ja meditsiiniline probleem, kus politseinike käed jäävad lühikeseks. Kui tihti teie näete, et kriminaalpolitsei peab tegelema veriste tagajärgedega lihtsalt sellepärast, et inimene langes meie mingisuguse süsteemi vea või puuduliku süsteemi tõttu kuhugi laua pealt maha ja tähelepanu alt välja ja kuritegu juhtub. Kui sageli te seda varem märkasite nüüd ja kui palju see probleeme nüüd tänapäeval tekitab? No, eks selline probleem meil tõesti on, et meil on asi selles, et nii-öelda kaks süsteemi põrgavad kokku, et üks on see politseisüsteem, et politsei reeglid, seadused, mis alusel me midagi saame inimesega teha ja teine on see meditsiiniline süsteem, et neil on ka väga selged regulatsioonid, millal inimest tohib hospitaliseerida ja kui politseiametnikud, patrullpolitseinikud kas või kes tänaval selle väljakutsega tegelevad, nad näevad, et inimene tegelikult on ohtlik, aga ta ei ole veel midagi toime pannud, et me ei räägi siin kuriteost. Inimene võib-olla ise ka tunneb, et tal abi on vaja, et politseiametnikud seda tunnevad, et meil on soov teda aidata, aga haiglal on ka nii-öelda piirid ees, et haigla ei saada vastu võtta, siis see inimene jääbki kahe süsteemi vahel. Andres, kas sina oskad pakkuda lahendusi, kuidas seda asja nüüd edasi lükata nii, et need inimesed ei jääks omapäi ja järelvalveta ja et ei juhtuks asjad, mida hiljem on kurb tõdeda? No ma tegelikult lähen siin natukene isegi täitsa teise dimensiooni. Me oleme sellest saates kunagi rääkinud. Dimensioon on selles, et see eeldab kahe suure valdkonna nii-öelda silotornide omavahelist kokkulepet ja reguleerimist. Me räägime siis meditsiinivaldkonda, me räägime õiguskaitsevaldkonda. Praegu ei ole seal välja kujunenud ja seadusega ka paika pandud väga selgelt, see poliitikuni julgen seda öelda, väga selgelt sellist probleemi rotatsiooni. Ehk probleem ette, kui inimesel on vaimsed häired, eks ju, ja probleem pärast, kui on juba politsei reageerimas, et ta tõesti võetaks ravile, sest midagi ei ole öelda, me natukene siin kanname veel meie ühiskonnas seda sama veel peaaegu 40 aastat hiljem varsti, seda sama nõukogudeaegset hirmu, et igasugune psühhiaatriline abi võib olla repressioon. Nii et seetõttu on see asi natukene liiva jooksnud ja ma loodan, et ikkagi põlvkonnad vahetuvad ja poliitikud julgevad selle küsimuse lahendada niimoodi, et need inimesed ei oleks endale ega teistele ohtlikud ja politsei saaks teha oma tööd ja meditsiinivaldkond oma tööd. Ma räägin nüüd võib-olla teistsuguse näite. On juhtumeid, kus siis pärast mõrva sündmuskohal või pisut hiljem vahetult ülekuulamisel siis tapja räägib sellest, et tal olid miskisugused hääled peas, mis sundisid teda kuriteole või siis nagu viimasel ajal üks kohtulugu räägib, toimetas mees siis Dostojevski kirjandusteoste mõju all. Kui sageli te selliste ettekäänetega kokku puutute ja kui õhuke see piir on, kus on ikkagi tegu vaimse tervisega ja kus on tegu ikkagi küünilise sellise katsega varjata oma kuritegu ja viha ja seda
kõike seda, mis on seotud siis tapmisega? No tegelikult me päris tihti puutume kokku sellise kaitsetaktikaga, võib-olla niimoodi öelda, aga politseiametnikud ei ole need inimesed, kes tegelikult selle otsuse teevad, kas inimene süüdimatu või süüdiv. Et tegelikult me määrame ekspertiisi ja ekspert siis ekspertiisi aktis toob välja kõik need faktid ja teeb otsuse, ja mille põhjal siis kohtunik juba saab oma otsuse teha. Aga säärased juhtumid, kus proovitakse ennast varjata mingisuguse terviseprobleemi taha, et sellised ikkagi esineb? Jaa, need muidugi on. Ma ühe kiire täienduse tahan öelda seda kuulajatele kindlasti, et vaimne tervis iseenesest ei ole süüdivust välistav, nagu öeldakse, tegur. Ja see on väga tõsine ekspertiis, mis ütleb, kas inimene vastutab oma konkreetse teo eest. See, et ta oli peast, ütleme eesti keeles segi, ei pruugi seda olla, et ta ei teinud seda teadlikult. Iga häire ei tähenda kohe, et inimene... Arusaadav. Ja tegelikult, kui vaadata ikkagi kohtupraktikat, siis väga harvad korrad, kui ikkagi inimene mitte süüdivaks ju tunnistatakse, et mul ei tule siin enda 10-aastasest staažist võib-olla 1 ja 2 näidet tuleksid kohe meelde. Aga vaatame karistuspoliitikat pisut laiemalt. Kas Eesti praegune karistusseadustik ja kohtupraktika ikkagi teie tööd toetavad? No näiteks korduva kehalise väärkohtlemise või ähvardamise eest määratavad karistused. Kas need on ikkagi piisavalt sellised heidutavad või tegelete te talituses ikkagi ühtede ja samade vägivaldsete nii-öelda püsiklientidega, kes ikkagi naasevad lõpuks tänavale ja koduseinte vahel? Kui ma räägin nendest paragrahvidest, ja nendest kuritegudest, millega meie üksus tegeleb, siis ma arvan, et seal meil pigem nagu ei ole probleemi, et tegelikult need nii-öelda vahemikud ja need karistused on, mulle tundub, et nad on üsna adekvaatsed. Et kui me räägime lihtsalt kehalises väärkohtlemises, mida näiteks korduv väärkohtlemine, siis siin tõesti, et iseenesest seadus näeb ette, et kuni 5 aastat on selle ees ette nähtud, aga kui see on juba 10. juhtum, siis võib-olla kuidagi nagu peab teistmoodi inimest mõjutama. Räägime veel ühest viimasel ajal üha rohkem meediasse ja avalikkuse ette jõudnud sellisest nähtusest ehk, et noorte kuritegevus, mis on aina julmem justkui, mida noored siis ka filmivad, jäädvustavad, levitavad siis sotsiaalmeedia platvormidel. Öelge, kas see kõik on juba võtmas sellise subkultuuri mõõtmeid või see on siiski ikkagi see tavaline vajadus silma paista, olla nähtav ja teinekord lihtsalt võtab liiga traagilised mõõtmed, asjad lähevad käest ära. Või on seal juba ikkagi mingisugused tahtlikkus ja subkultuuri niisugused, et seda tehaksegi nimelt ja päriselt ja... ma arvan, et me üldistada kindlasti ei saa. Ega on olemas need probleemsed alaealised ja kes tegelikult on meil kogu aeg pildis, kellega politsei tegeleb mõnedega põhimõtteliselt iga päev. Aga see nüüd ei tähenda, et kõik alaealised on meil pahad või panevad kuriteod toime. Mis puudutab seda sotsiaalmeediat, siis jah, see on neil võimalus silma paista, nad kindlasti tahavad seda, nad filmivad kõik oma teod ja jagavad oma vahel, sellega on teine oht see, et tegelikult kui mõni teine inimene, kas täiskasvanud alaealine saab seda videot kätte ja näeb, siis tegelikult siin meil on hoopis see küsimus, et kui suur see trauma, mis on temale tekitatud. Ega enamus inimesi ei taha sellist kaadrit näha. Aga lihtsalt see, et see meedia on igal pool kättesaadav ja nii kergesti kättesaadav, see võib-olla ongi selline faktor, mis jääb mulje, et see on nii laialt levinud meil. Andres, meil oli siin juttu, et tapmisi ei ole Eestis just liiga palju. Võrreldes loomulikult nende veriste 90-ndate. Aga kui sina peaksid sõnastama, mis oleks see Eesti isikuvastaste kuritegude osas kõige probleemsem koht?
ma ei arva, et tapmiste arv, tapmine on harilikult mingi asja kulminatsioon, mingi teiste isikuvastase kuritegu kulminatsioon, sinna harilikult ei jõuta, et esimene kuritegu on kohe tapmine. Ennem seda on peksmised, kui me võtame need olmekuriteod, siis ma arvangi, et meie ühiskonnas kõige suurem probleem on ikkagi see lähisuhtevägivald ja ma ei pea siin lähisuhtevägivalla all ainult meeste ja naiste vahelisi tülisid. Ma arvan, seda on üldse perekonna ja ka sõpruskonna sees, kus on inimesed omavahel suhtes ja kui nendele mitte reageerida, siis see eskaleerub teistes kohtades ühiskonnas, sest mida ma ütlen, kui inimesed, eriti noored, saavad aru, et vägivald on osa kommunikatsioonist, siis nad hakkavad niimoodi ka kommunikeeruma ja selle viimase teema, mis Vadimiga siin me rääkisime just seda sama, et ju see näiteks TikTokis või kuskil Telegramis neid asju paljutatakse, siis vaatame, kus see tuli tegelikult. See asi hakkas levima üle maailma ja ka Eestisse hakkas rohkem peale tulema seda sama vägivalla levitamist noorte hulgas, kui kogu meie sotsiaalmeedia mingil hetkel oli üle kallatud, kas siis Al-Qaeda või hiljem ISISe poolt näitlikuid tapmisid ja see hakkas mõjutama, et see on lahe, see on cool. Teeme ka midagi sellist. Sellest on, nagu öeldakse, tehtud terve dokumentaalfilmid. Vadim, sa mainisid, et kui me seda alaealist juttu veel jätkame, et te tegelete praktiliselt iga päev nende probleemsete noortega. No mismoodi kriminaalpolitsei tegeleb just sellise profiiliga alaealiste kurjategijatega? Et mis te teete? Viibutate näppu, ärge nii tehke, see on paha või mismoodi te nendega tegelete? No selles mõttes, kui ma ütlesin, et politsei igapäevast tegeleb, et ma ei mõelnud ainult kriminaalpolitsei, vaid nagu patrullid ja piirkondlikud samamoodi. Et tegelikult, kui me räägime probleemist alaealistest, siis on selline kompleks probleem, et politseil on ainult üks osa, sest kohalik omavalitsus, kool, vanemad, neil kõigil on väga-väga suur roll. Ja just need piirkonnapolitseinikud on need, kes tegelikult igapäevaselt seal nagu selles probleemi lahendamise osalevad. Et minu üksus on tegelikult, see on see üldse viimane koht, kuhu alaealine peab sattuma ja see tähendab, et kuskil midagi juba ei toimunud. Kui meie juba tegeleme alaealisega, siis see tähendab, et kõik need eelmised mehhanismid ja süsteemid millegi pärast ei toimunud. Enne kui teiega lõpetame, ma küsin sama küsimuse, mida ma juba Andresele esitasin, mis teie arvates on see põhiline fookus, probleem, millega võib-olla kõige rohkem tuleb nüüd tegeleda just nimelt teie talitusel, just nimelt isikuvastaste kuritegude talitusel? Kas on midagi, mis on ilmselgelt punases probleemina? Ma arvan, et sellist nagu ei saa öelda, et on olemas mingi üks ainuke probleem, mis on kõige tähtsam ja mille suunas me hakkame nüüd liikuma. See alaealistega, see on üks nagu fookus, et me ka ikkagi osaleme selles ennetuses, siis on vaimne tervis, et nende kuritegude ennetamine ja relvadega on samamoodi, meil on viimasel ajal päris palju tegevusi. Aga kuidas on lood selle justkui üksuse ja rakukesega, kes ühel hetkel hakkas neid päris vanu lahendamata mõrvu uurima või nendega tegelema, et kas see töö jätkub, et siin 91. aastal tapetud naise hea näide oli, kus ikkagi lõpuks isik sai tuvastatud küll ja paraku minu teada kuritegu veel mitte. Eks selles mõttes, kui meil mingisugused vihjed, infod tulevad vanade sündmuste kohta, siis me nendega tegeleme ja kontrollime nii palju, kui meil see võimalus on. Eks jällegi me peame prioriteedid paika panema, et kui meil on värskeid asju on liiga palju, siis kõik meie ressurss on suunatud nende lahendamisse. Siis kui on vaiksem hetk, siis me saame tegeleda vanade asjadega samamoodi. Vadim Kupperstein, suur tänu, et saatesse tulite. Palju edu teile uues ametis. Meie aga läheme siit väikesele pausile. Pärast seda on stuudios uus külaline ja mõnevõrra teine teema. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio jätkub ning stuudios on endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ja loomulikult ekspert Andres Anvelt. Aga nagu enne pausi sai lubatud, siis vahetame teemat ja ka külalist. Teema on selline, et tuleb rääkida jälle netipedofiilidest, sest jääb mulje, et Eesti lapsed on
sedasorti tegelaste turm tule all. Ilma igasuguse häbi ja süütundeta hiilivad me laste kontodel kõikvõimalikud tegelased, kes üritavad siis neid meelitada mingisugustesse pedofiilsetesse skeemidesse. Meil on stuudios koha sisse võtnud Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse grupijuht Valmar Viitak. Tere tulemast Krimi raadiosse. Ja tere. Valmar Viitak, kui pisut vaadata tagasi siin uudiseid ja kohtukavasid, õnneks ka otsuseid, siis ma ütleks, et meil on lausa pedofiilide laviin. Kui kohutav see olukord tegelikult on? Ja, et see olukord on kohutav, et nagu me oleme rääkinud, siis Politsei- ja Piirivalveamet eelmise aasta algusest suunas rohkem ressurssi netipedofiilide püüdmiseks ja kinnipidamiseks ja nagu näha on neid väga palju, kellega me tegeleme. Viimati me rääkisime samal teemal siin stuudios eelmise aasta oktoobris, kus me tõdesime, et 9 kuuga oli Eestis tabatud üle 50 netipedofiili. Nüüd on taas sellest 7,5 kuud möödas, ma ei tea, mis numbritest või vähemasti suurusjärkudest me täna rääkima peame. Me räägime ikkagi samadest suurusjärkudest, et see olukord ei ole lahenenud, ei ole neid pätte vähemaks jäänud meie jaoks, et pigem me näeme just, et mingil määral tuleb neid juurde. Kas on siis politsei hea töö, et me suudame neid rohkem kinni pidada või meie ennetus, kus siis tulevad meile infod? Andres, kui sina neid numbreid kuulad, siis tõenäoliselt jääb üle tõdeda, et ühiskond on meil haigem, kui me ise arvasime. Ma arvan, et politsei on tugevam, kui me ise arvasime. Niipidi. Täpselt niimoodi, sellepärast, et netopedofiilia on väga sarnane ja ma tuletan isegi 90 meelde, kui meil hakkasid tulema uued kuriteoliigid, millest meil üldse teadlikud ei olnud. Ehk nende kuritegude arv näitab just seda, et politsei on sinna kriminaalpolitsei sügavalt sisse vaadanud, on teinud teatud metoodika, on asunud tegelema, netipedofiilidel on kindlasti võrgustikud, eks ju, nende võrgustikega, kus käib infovahetus, seal on väga palju rahvusvahelist nii-öelda pedofiilide koostööd, mida me näeme Europoli suurtest operatsioonidest, ehk mida ma tahan öelda, ma arvan, et see, kui number suureneb, siis ei maksa minna sellest mingil juhul ühiskonnas paanikasse, kindlasti tuleb ühiskonnas seda arutada, ja tuleb kaasata inimesi sellesse ja lapsevanemaid, ma ei tea, kooliõpetajaid ja nii edasi, aga numbri suurenemine ei näita minu meelest kindlasti seda, et ühiskond on haigemaks jäänud, politsei on paremaks jäänud. Ma Andrese sellest rahvusvahelisest jutust võtan kinni, et kuulates seda, kui palju meil Eestis siin neid netipedofiile on, siis tekib ikka tunne küll, et Eesti ühiskond on ikka nagu lõplikult täiesti haige. Ma ei tea, kas meie lähiriikides uputab samamoodi nendest netipedofiildest või on tõesti ikkagi meil see mingi eriline kiiks ja väärastumus? Ma ütleks, et ikka igal pool on see ülemaailmne levinud probleem, et lihtsalt kuna Eesti on suurendanud ressurssi sinna sisse, mis muidugi ei tähenda, et teised naaberriigid ei tegeleks selle probleemiga, aga me enda vaatevinklist teame ja näeme, et ka naaberriigid tegelevad sellega väga tugevalt. Ma tean, et me oleme küll mitut puhku seda teemat lahates proovinud profileerida seda tüüpilist netipedofiile, aga ikkagi küll küllale liiga ei tee. Prooviks seegi kord, kellega meil tegu on. Kui ma neid kohtukaadreid olen vaadanud või kohtus otsused saanud tegelasi, siis need kõik on väga niisugused häbelikud, ennast ja enda nägu kõigiti peitvad tegelased, sageli kühmus ja kiitsakad olevused, kes siis tõenäoliselt seal netiavaruses muutuvad loomaks või kiskjaks. Aga mis nende taust on? Kas seal on välja joonistunud mingisugunegi põhjus? Miks nad seal nüüd ilmtingimata neid väikeste laste mingisuguseid pilte või seksuaalseid mingisuguseid momente jahivad? Mis neil puudu on elust? Konkreetset profiili kui sellist meie ei suuda välja tuua. Me oleme tegelenud, enamus pätid on, või kõik pätid on siiamaani meesterahvad on meie jaoks. Vanused 18–60 on heal elu järel inimesi, on inimesi, kellel on vaimselt raske, vaimselt haiged, on inimesi, kes ütlevadki, et nad teevad seda joobes peaga, aga ükskõik, mis see vabandus on, et see ikkagi ei vabanda seda kuritegu. Et toob ta selle enda vaimse tervise, alkoholismi, narkootikumid sinna taustaks või see, kui nad ütlevad, et nad ei ole last puutunud. Et see ei ole ka meie jaoks mitte mingi vabandus, et kui juba lastega hakatakse interneti teel suhtlema sellistel teemadel, et see on kuritegu, laste seksuaalne ahvatlemine on raske kuritegu ja see ei ole vabandus.
no just, me teame, et neid nii-öelda kiskjaid leidub nii õpetajate, riigiametnike, ma ei tea, kojameeste kui ka pankurite seas, et see ei ole ju mingisugune uudis enam. Aga kas nendel netipedofiilidel selles, ma ei tea, suhtluse arendamises lapsega selles mõttes on mingisugune erinevus, olenevalt siis sellest, et ma ei tea, mis eluala inimene ollakse, et kas need lähenemist on kuidagi erinevad? Ma ei ütleks, et me ise lahterdame neid suures pildis 3 kategooriasse. On siis need pedofiilid, kes siis on interneti liputajad, et kes siis lisab lapse sõbraks, räägib lapsega natuke juttu ja saadab endast kohe pildi. Et see vestlus on tõesti väga minimaalne, ta saab lapse vanuse teada, saadab pildi, pärast seda blokeerib lapse ära. On neid, kes siis vestlevad juba natuke pikemalt, tahavad kokku saada ja on tõesti ka neid, kes siis nii-öelda teevad pikemaaegse vestlus, et lapse usaldust võita ja siis sealt järk-järgult läheb see vestlus juba nii-öelda seksi peale, piltide peale, videote peale. Meil on juhtumid, kus on täiesti tavaline 36-aastane pereisa, kodus on 2 last, kirjutab alaealistele lastele, et kas sa tahaksid minuga salasuhet, maksan sulle, hoiame diskreetsena. Et see vestlustiil ja nende elukorraldus või elustiil siis ei kuidagi käi käsikäes. No ja siis on lisaks veel need, kes seal tarbivad kõike seda, mida internet pakub, siis kõikvõimalikke pilte, videoklippe ja seda sorti materjali, kes võib-olla otseselt mingisuguseid muid kontakte ei loo, aga on just selle pornograafilise või siis selle, kogu selle materjali tarbija. Ja, et me kutsume seda CSAM materjaliks siis, et lapsporno materjal siis põhimõtteliselt, et on ka neid väga palju, kes siis tõmbavad neid pilte, videosid alla, hoiavad neid ja vaatavad. Ja on ka ette tulnud juhtumid, kus me oleme lapsporno allalaadija siis kinni pidanud ja ta ei olnud teadlik, et tegemist on kuriteoga. Et aga jätkuvalt seaduse mittetundmine ei vabasta sind vastutusest. Ja kui palju on selliseid heategijaid, me teame, et sellises üldisemas pedofiilide ringkonnas on väga sageli ju mingisuguseks vabanduseks või isegi õigustuseks see, et nad tegelikult tahavad ainult head ja nii-öelda armastavad lapsi, selles üldisemas tähenduses, pakuvad hoolt ja tuge ja... Jah, neid on tulnud ette, kus nad ütlevad, et laps on üksik, et ma vestlesin temaga lihtsalt ja see läks kuidagi, vestlus läks sinna, kus ta läks. On ka neid juhtumid olnud, kus siis pedofiil ütleb, et ta tahtiski lapsega rääkida, et vaadata, kui kaugele laps läheb, et sellest siis pärast kas lastekaitset või politseid teavitada. Aga miks see vestlus siis lõpuni läks või üldse miks täiskasvanud meesterahvas peaks hakkama lapsega internetis vestlema, see juba näitab, et asi on valesti. Kus kohas tänapäeval lapsi kõige rohkem varitsetakse? Milline, ma ei tea, populaarne noorterakendus on piltkult öeldes kõige sellisem, ma ei tea, räigem kloaak, kus siis ikkagi enim need vennad ringi luusivad? Kõige ohtlikum siis. Nad on igal pool tegelikult olemas, kõik need populaarsemad suhtlusrakendused, Facebookid, Instagramid, Snapchatid. Snapchatis neile jääb mulje, et Snapchat on nii-öelda anonüümne, et nad saavad ennast varjata sinna, aga tahes tahtmata ikkagist, kui pannakse kuritegu toime, internetis jääb sinust jälg maha ja me saame nad ka sealt kätte. Võib-olla see tundub veidikene nüüd veider, aga ma ikkagi küsiks, et kas võiksite kirjeldada mingisugust sellist vestlust, kus ütleme selline keskealine härra või mees üritab siis mingisugust juttu arendada, kuidas see välja näeb või kuidas see kõlab või mismoodi see tekib see vestlus? Kui me räägimegi nendest, kes nagu natukene pikemalt lastega vestlevad, siis see tavaline vestlus hakkabki, et tere, et vana oled, kuidas sul läheb, kuidas sul koolis läheb, kuidas sul kodus olukord on, mis trennis sa käid, ehk siis ta tunneb lapse kohta hästi palju huvi, näitab seda usaldust, hakkab looma, siis juba läheb jutt vaikselt kehade peale, et milline su keha on, millised su rinnad on, mis sul seljas on, mida sa kannad, ja siis juba hakkab täpsustama seal seksuaalseid küsimusi, et oled sa kunagi midagi seksuaalset teinud endaga, kellegi teisega, kellegi sõbraga, kas sa tahad näha midagi, ma võin sulle saata, aga saada siis endast vastu, et siuksed vestlused on. Aga kui konkreetsemalt küsida, kas on viimasel ajal olnud mingi selline juhtum üldisemalt, mis on pannud teidki pead kratsima, sedavõrd ootamatu, sedavõrd eriline? Eks need, iga juhtum tegelikult paneb pead kratsima, et ikkagi kuidas on see võimalik, et täiskasvanud meesterahvad siis teevad niimoodi, käituvad lastega, aga eks need tekitabki küsimusi, et kuidas sa saadad selle pildi lapsele, kui sa saad teada, et laps on 12-aastane, saadad talle koheselt pildi, või oli juhtum, kus siis täisealine meesterahvas rääkis lapsega
kes küsis lapselt, et saada pilti, kui laps saatis talle häälsõnumi vastu, et onu, ma olen 10-aastane, meesterahvast ei heidutanud see, vaid ütles, et aga okei, aga saada pilt ikka endast, on ju. Ehk siis see tekitab väga suuri küsimusi, et mis selle inimese peas toimub. Andres, sa tahtsid? Ma lihtsalt kuulan ja tegelikult ma vaatan, et üks asi on sotsiaalmeedia on üks vahendanud, et mul kohe tuli silme ette või mälu soppi, kui me 90-ndate teise poole hakkasime sellele asjale rohkem tähelepanu pöörama, siis olid, kui me räägime täna TikTok ja Snapchat ja siis oli kohad näiteks Balti jaam, samas kõrval bussijaam ja kusjuures tõsiselt, sellepärast seal olid, meie sotsiaalolukord Eestis oli palju hullem, väga palju oli selliseid kodutuid lõhkistes peredest lapsi, nad kogunesid sinna, poisid, tüdrukud ja nende ümber keerlesid täpselt samasugused tüübid, eks ju, me olime neid kaugelt jälginud, pildistanud, siis maha võtnud ja mida nad tegid, täpselt samuti tulid juurde, kuidas sul läheb, kas sul vanemate kõik korras ja nii edasi, andis natuke raha ja nii edasi, kuni lõpuks ühel hetkel tassis ta endale kuhugi mingis barakki või ühiselamusse või mis iganes, aga süsteem oli enam sama, ainult keskkond on teine. Aga teeme siin väikese pausin. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal. Krimiraadio on pausilt tagasi, stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saates on meiega ka meie hea ekspert Andres Anvelt. Räägime epideemia mõõdu võtnud netipedofiilindusest, millel otsa ikkagi paraku ei paista. Selles sopamülkas aitab meil rada leida Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse grupijuht Valmar Viitak. Valmar Viitak, tihti jääb see rõvedus kõik internetti ja ka laste silmadesse, aga kui tihti jõuab selline ahvatlemine reaalselt, päriselt laste füüsilise ärakasutamisena? Kui tugev see side nii-öelda netipedofiilindusest ja päris pedofiilinduseni jõudmine on? Ja neid juhtumeid tuleb ette, kus siis kõik algab sellest internetivestlusest, luuakse see suhe, hakatakse seal pilte, asju jagama, kuni siis täiskasvanud meesterahvas soovib lapsega kokku saada, et aga midagi seksuaalset teha, kas ja maksta selle eest, pakkuda mingit hüve, et neid juhtumeid tuleb ette, kus nad üritavad seda teha. Endale meenub juhtum, kus me pidime ka ühe kooli juures kinni pidama, ühe meesterahva, kes tuli lapsega kokku saama. Ta jõudis sealt ära minna enda koju, kui me läksime teda kodus kinni pidama circa 5-7 minutit hiljem, siis ta juba leppis järgmise lapsega kokkusaamist kokku. Ehk siis selliseid isikuid meil on ka ikkagist olemas, kes üritavad nendega lastega kokku saada. Ja kui te temaga rääksite, siis ta rääkis, et loomulikult mitte midagi sellist pole olnud, see on mingisugune teie luulu ja valed tõendid ja kõik tegelikult on hoopis teisiti. Absoluutselt, me oleme ka kinni pidanud, on ju meesterahva, kes näiteks Vabaduse väljakul ootas last, et temaga minna Vabaduse väljaku all olevasse WC-sse, et temaga seksida seal. Ehk siis nad nii-öelda tulevad kohale, nad ootavad seda last seal, oleme näinud, kui laps nii-öelda jääb kokku lepitud ajast hiljaks, hakkab pinda käima, et kus sa oled, kaua sul läheb juba ja närvilisi sõnumeid saatma. Ja nad ei vali selliselt nii-öelda kohta ega aega, et kui me räägime Vabaduse väljaku all olevast WC-st, mis on Tallinna südalinnas kaameratega kaetud, inimesed käivad sealt läbi ja see ei morjendanud teda. No neid näiteid kuulates, enne neid näiteid ma justkui lootsin, et enamus lapsi ikkagi mõistab, et kui vale see kõik on, mis nendega räägitakse ja lubatakse, aga ma saan aru, et ma ikkagi eksin vist. Õnneks ikkagist enamus lapsed saavad sellest aru, et see on vale ja nad ikkagist ei lähe sinna kokkusaamistele. Eks ole neid üksikud juhtumeid tõesti, kus nad saavad selle kurjategijaga kokku. Aga õnneks on see minimaalne number. Aga kui ma lihtsalt sellest suhtlusest räägin, et isegi mitte sellest kokkusaamisest, et nendest, et saadetakse neile pilte ja et kas nagu sellest saavad lapsed aru, et see on vale või see on mingi valuläve küsimus ikkagi? No kuidagi kurb on tõdeda, et kui me oleme rääkinud nende lastega, siis nad ütlevadki, et see netipedofiilia on kuidagi normaalsuseks muutunud nende jaoks selles mõttes, et nad ütlevad, jah, iga päev me saame pilte ja videosid täiskasvanutelt inimestelt. See, et nad vastu saadavad ja ma ei oska ütelda, kas on, et neile pakutakse rahas, hüves ja ka väga paljudel juhtumitel me näeme, kus siis kurjategija üritab lapselt neid pilte, videosid kätte saada ja lapsed ikkagi keelduvad. Et need lapsed, kes saadavad, need on ka väga üksikud ja nagu siin ennem juba jutt käis, et või otsitakse neid haavatavat
lahti lapsi siis, kes ta saaks kuidagi ära kasutada, mõjutada, kellel on kodus halb seis, kes on kuidagi ühiskonnast või sõprusringkonnast natuke välja jäetud, et rahaline perekonnaseis ei ole hea, siis kurjategija pakub talle raha, pakub mingeid asju, telefone, mängukonsoole, mis iganes asju. Nii et nii nagu pedofiilid olid osavad manipulaatorid 90-ndatel, on nad samasugused ka tänapäeval. Kõik võtted on head, peas, et saaks siis oma eesmärgini jõutud, on nii? Ma arvan, et küsimus on lihtsalt muutus tänasel päeval on see, et on tehnilised muutused, et mis kanalit kasutatakse, aga manipulaatorid on alati manipulaatorid olnud ükskõik, kas nad on kelmid või pedofiilid, mis iganes. No meil on olnud mitut puhku juttu, et politseis on juba mõnda aega ikkagi toimetanud selline, võiks öelda spetsiaalne üksus neti pedofiilidega võitlemiseks. No mismoodi see töö käib ikkagi täpselt? Kas teie inimesed istuvadki siis reaalselt töö läbi arvutis ja teesklevad lapsi? No see on üks osa sellest, ma eeldan. Eks politsei kasutab kõiki võimalusi, mis meil seadust raames on võimaldatud, et kui on vaja, teeme ka jälitustoiminguid, mis on seadust välja toodud ja prokuröri loal muidugi ja kohtuloal vajadusel. Aga on ka neid, kus meil tulevad vihjad sisse, kas siis läbi meie koostööpartnerite sotsiaalametist, lastemajad, lasteabid, koolid, trennikohad, kõik siuksed kohad, et politsei on ka internetis olemas, jah. Mis on kõige keerulisem nende kuritegude tõendamise juures? Nii praktika järgi, kuidas teile tundub? Kõige keerulisem on ikkagi pärast selle kurjategijate nende andmekandjate läbivaatamine, et me otsime ikkagi neid kannatanuid lapsi sealt, me peame pildid läbi vaatama, tuvastamaks, kes on need kannatanud lapsed, kui me näeme, et on Eesti laps, siis me otsime lapse üles, me suhtleme temaga, pakume tema läbi, pakume selle lapse perekonna läbi. Samuti, kui me näeme, et on välismaa laps, me saadame enda välismaa partneritele selle lapse info edasi, et välismaa partnerid otsiksid lapse üles, pakuksid abi. Aga kui inimesel on seadmeid tohutus koguses ja põhimõtteliselt see on suht käsitöö, mida me teeme, et see võtab kõik aja ja ressursi meil. No see on, ma saan aru, tehniliselt keeruline ja samal ajal ka vaimselt ülikurnav. Kogu seda materjali läbi töötada, läbi vaadata. Ja üks asi on jah, tehniliselt kurnav, et see aeg ja kõik see, aga teine asi on ka töötajate vaimne tervis. Et me peame sellele panema ka väga palju rõhku, et meie töötajate vaimne tervis oleks terve, kuna nad peavad ikkagi neid pilte, videosid, isegi tegelikult, kui sa lihtsalt ainult seda teksti loed, juba see hakkab vaimselt kuidagi mõjutama inimest. Ma ei tea, kui palju te puutute kokku sellise, kuidas te nimetate, siis silmaklapindusega äkki, et näiteks kuidas lähedased reageerivad, kui näiteks selgub, et mõni, ma ei tea, abikaasa või poeg on ikkagi internetis lapsi ahvatlenud, neile rõvedaid jutte ja pilte saatnud? Me oleme igasuguseid reaktsioone näinud, et kus on lähedastele vaja kiirabi kutsuda, et nad saavad siukse šoki sellest. Oleme näinud reaktsioone, kus siis kurjategija kaaslane, abikaasa, elukaaslane ei usu seda, et ta on siukse töö toime pannud, kurjategija samamoodi ütleb, et ära muretse kallis, politsei eksis inimesega, ma ei ole midagi kunagi siukest teinud, mul telefonis ei olegi siukse programme. Aga politsei ei tule nii-öelda tühja koha pealt inimesi kinni pidama, kas läbi ukse või tänavate, et ikkagi meil on mingid tõendid ja me peame ikkagi inimesi kinni, kui me oleme kindel, et õige isik on. Ja me oleme ka näinud, kuidas siis abikaasa või elukaasa pakib ka kurjategijale koti kaasa nii-öelda arestimajja, et No alati, kui mõni pedofiil või lasteahvatleja kohtuotsuse saab, siis ühes minu näiteks Messengeri grupis läheb ikkagi korralik turm tuli lahti, et näe pagan, jälle tingimisi, mis siis, et mitmes kord. Valmar Viitak, öelge päris ausalt isikliku tunnetuse pealt, et kas meie seadused on ikkagi liiga leebed või on kohtud neis asjus liiga sellise lahja otsuse tegijad? No eks seda karistuse määramist teeb ikkagi kohus, kes meil on erapooletu ja võtab selle otsuse vastu nii-öelda vastavalt tõenditele, vastavalt praktikale. Vähemalt nad saavad tingimisigi karistada, mis kui ta paneb uuesti kuriteo toime, on meil nagu suurem alus teda ühiskonnast ära isoleerida. Teile ei tundu, et on pisut leebed need karistused antud kuriteo puhul? No oleneb juhtumist, eks seal ole endal isiklik tunnetus on, et osade puhul on natuke leebe, aga seda enam ei otsustab politsei ega seda otsustab kohus. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo raskete kuritegude talituse grupijuht Valmar Viitak, aitäh, et meiega täna Krimi raadios osalesid.
sellega on meie tänane saade ning ühtlasi hooaeg läbi saanud. Ent Krimiraadio ei kao eetrist mitte kuskile, järgnevatel nädalatel on igal teisipäeval kell 1 kuulda välja valitud Krimiraadio kordussaateid. Nagu ikka, saadet juhtisid Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti oli abiks meie ekspert Andres Anvelt. Kui lubatakse, siis oleme värske Krimiraadioga taas tagasi sügisel. Ilusat ja turvalist suve ning kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio toob teieni Duo 5, tõsieluliste krimilugude kodukanal.